Algab saade Vox Populi. Meil on ka mõned reeglid, palume nendest kinni hoida. Helistajad võiksid oma mõtte võimalikult selgelt edasi anda orienteeruvalt 10 minutiga. Kui jutt venib või kaldub teemast kõrvale, on meil õigus viisakalt kõne katkestada. Solvangud, ropendamine ja isiklikud rünnakud ei ole lubatud. Kui helistaja muutub agressiivseks, võime ette teatamata kõne katkestada. Kui helistaja on ilmselgelt joobes või käitub arusaamatult, lõpetame kõne koheselt. Helistajad peavad arvestama, et nende öeldud sõnad võivad omada tagajärgi ning saatejuht või stuudio ei vastuta nende väljaütlemiste eest. Soovime teiepoolset mõistvat suhtumist. Suured tänud teile. Tere õhtust, kallid vaatajad, kuulajad. Algab saade Vox Populi. Minuga stuudios on Gert. Tere, Gert. Tere, tere. Üle veebi on Toomas ja Eduard. Tere. Tervist. Ja, kas Eduard on ka seal olemas? Hallo. Nii, nüüd peaks olema, et tere õhtust kõigile siis. Eduard on ka olemas, väga vahva. Nii, alustame sellega, et tänan ära kõiki kanali tellijaid, saadete vaatajaid, jagajaid ja laikijaid. Ja tänane teema on meil joonlauaga helitugevust ei mõõda. On nii, Gert või? Jah, täpselt. Mõtlesime siin, et Reioga, et mis see võiks olla saade. Reiks pani sellise päris hea. Kohe tuli esimese korraga ära, et jah, et miks see selline pealkiri sai, et siin on juttu on olnud nagu mõõtmistest, nüüd on toimunud mõõtmised, Saarde kandis on toimunud mõõtmised ja nüüd väidetavalt on siis ka tehtud mõõtmised Sopi-Tootsi jaama ümbruses ja lähistel, et siin sellepärast me täna siis püüamegi rääkida, siin on Toomas, kes on sealt Tootsi kandist ja Eduard, kes on siis Saarde kandist, et võib-olla esimesena ma küsikski Toomase käest, et Toomas, et siin oli juttu, sina ju pöördusid ka Terviseameti poole sooviga, et sind kaasatakse ja ka sinu kodu juures tehtaks neid müramõõtmisi, eks ole. Aga kas neid tehti? On mind kuulda praegu? Ja on kuulda, väga hästi on kuulda. Väga hea. Ja ma tegin ma tegelikult pöördusin Terviseameti ja Enefit Greeni poole kõigepealt palvega või pöördumisega, et siis kui jõudis minuni info, et on planeeritud mõõtmised, pöördusin kirjaga, et ma soovin kogukonna kaasamist, et kogukonnale, see tähendab siis nüüd mõlemal pool, nii Põhja-Pärnumaa kui siin Tori vallas, et inimestele tutvustataks, mida mõõdetakse, kuidas mõõdetakse, mis aparaatidega mõõdetakse. Ja soovisin ise olla ka mõõtmiste juures. Ütlesin ka neile, et mul on endal olemas selline, mitte professionaalne, aga selline asjaarmastaja infrahelimõõtja, ja tahaks ka koos nendega mõõta. Ja selle peale tuli mul vastus, et ja me võtame selle arvesse, et praegu me alles planeerime ja võtame teiega ühendust. Ja siis mingil hetkel saan ma nagu teada, et juba mõõdetakse. Ehk et ja selle peale jah, kuulen. Mina saatsin siis nagu kirja Terviseametile ja Enefit Greenile, et soovin mõõtmist ka enda juures. Ja ma sain Enefit Greenilt, ma vastust ei saanud. Terviseametilt sain vastuse, et müra sumbub nii ja nii mitu detsibelli, mul ei ole seda kirja siin praegu ees, detsibelli sumbub 500 meetri pealt, nii ja nii mitu detsibelli kilomeetri pealt, aga kuna teie olete 6 kilomeetri kaugusel, siis teie juures põhimõtteliselt müra ei ole, et ei tule. Ja teine asi on see, et nad kogu aeg, infraheli reostus, ma ei tea, mis õige sõna on, see on ka müra, aga minul kogu aeg tekib see tunne, et iga kord, kui nad kaugel ei saa müra olla, räägitakse kuuldavast mürast, et nad ei saa aru või ma ei saa öelda, et nad on
rumalad, see on pigem nagu manipuleerimine, et minu jaoks räägivad nad kogu aeg kuuldavast mürast. Jah, ja see kostub läbi. Sagedused jumala eest tõesti sumbuvad, jah, et aga infraheli käitub oma laine pikkuselt hoopis teistmoodi, aga meile räägitakse kogu aeg mürast. Jah, nii on paraku. Aga siis on ju nüüdseks on ka ju toimunud, eks ole, mõõtmised seal Saarde kandis ja seda, neid mõõtmistulemusi nüüd oodati nagu hingeõnnistust ja ma nüüd küsingi Eduardi käest, et kas elu on nüüd paremaks läinud, kui need mõõtmised on nagu nüüd selgunud, mis on tulemused ja või kuidas see olukord seal Saarde kandis täna on sinu kogemuse põhjal? Minu kogemuse põhjal on ta selline, et need mõõtmised on nüüd siis toimunud, nad on ju avalikustatud ka minu meelest. Et ise te olite seal juures, mina olin sel ajal veel Eestist ära. Ma olen siin tagasi jõudnud, midagi muutunud suur inimeste jaoks ja midagi muutunud ei ole. Võib-olla siis suudad vähem seal siis niinimetatud elamises või kodus olla. Kui ennem nagu, ma ei tea, suutsid ikka seal nädal ära olla, siis täna üle paari päeva nagu ei suuda, et ma olen siin siis suurem osa ajast siis ringi rännanud, küll Tallinnas Viimsis olnud ja küll Saaremaal ja tänagi olengi siin Tartumaal, sest kodus olla lihtsalt ei ole võimalik. Mina ei suuda seda vile kõrvades ja seda survet peas nagu välja kannatada, et on olnud isegi ka siin nagu Toomaselgi vist enam-vähem sama aja ju siis see täiskuu ka veel mõjutas mingil määral, et samamoodi, et öösel kell 1:20 võtad auto, sõidad lihtsalt kodust minema, sest ei suuda seda peavalu enam välja kannatada ja peavalu ja seda survet, mis peal on, et see lihtsalt on jube ja kui oled kusagil 15-10 kilomeetri kaugusel, siis hakkab ta nagu taanduma, paarikümne pealt, siis on enam-vähem saad juba olla, tunned, et veri hakkas uuesti kehas ringi käima, et see on ikka päris julm asi, see on kõige ehtsam piinamine tegelikult, et eilegi tulin koju, siis ma vist sel kuul ma olengi vist üldse ainult vist 4 päeva vist kodus maganud. Eile siis magasin oma haagi, sest sinna nagu jõudis vähem seda müra või heli või mis iganes, kuidas te siis kutsume seda, siis ma arvan, et hästi puhas infraheli on meil. Ja 3 päeva veel ja siis ei olegi rohkem nagu kodus maganud, et võtan õhtul auto, panen haagise taha, sõidan kuskile siis 15-20 kilomeetri kaugusele. Isegi paar päeva oli sellist, kus ta seal ka sai kätte, et ikkagi see vile jõudis järgi sinna, et ju siis olid tuulesuunad ja õhurõhud ja õhuniiskused kõik nagu õiged, et siis isegi paar päeva jõudis sinna mingiks ajaks. Aga üldiselt olen saanud ka, et kell 11 või 10-11 olen ikka magama jäänud ja hommikul kell 8 olen üleval, et üldiselt saab nagu magada, et ei ole niimoodi paari tunni kaupa magamist, vaid ikka päris normaalne. Et siis, kui kodust eemal oled. Vahepeal sai veel isegi kiirabi kutsutud, et kui mul ennem sealt niinimetatud 3-kuuliselt taastumiselt siis tagasi tulin, siis mu vererõhk oli seal 127, 135, seal 80-le. Pulss on nüüd jäänud pidama sinna 65 lähedale, aga eelmisel pühapäeval siis ma kutsusin veel kiirabi ka, et ma enam ei hakkas nagu kuidagi väga kõrgele minema, oli jõudma seal 220 ja kiirabi tuli, siis oli 211. Vererõhu alandajatega juba, nii et. Ehk et alandajad ei võtnud tagasi seda asja, jah? Ei surunud need ka seda temperatuuri või seda vererõhku nagu maha. Teistel inimestel siin on olnud nagu pulsiga hoopis probleeme, minul on vererõhuga, siis külas on veel siin inimesed, kellel tekivad rütmihäired, tasakaalutus või see on meil nagu kõigil siin juba igapäevane, et oleme merehaiged. Et natukene iiveldab ja see on kõik kohutav, mis sa räägid, Eduard, ja me oleme niimoodi privaatselt sellest rääkinud ja see on, ütleme nii, et jah,
see võtab käed lihtsalt rüppe, aga vaevuste käes. Seesama ongi ju need magamatus, väsimus, see ei puhka lihtsalt välja. Väsimus, mis meil siin veel on, pearinglused, survekõrvades, südame kloppimine, siin mõni inimene on tõesti nii, et sõidab ka veel siis oma laste juurde Pärnu selleks, et siis kui ta tunneb juba, et läheb rütmist välja, siis on lihtsam paar päeva eemal olla, siis tuled tagasi, on jälle kõik korral. Aga mulle isegi enam see tund aega ja mul on kõik nagu tagasi. Meid oli kohal siis 8 inimest, kellel siis olid need niinimetatud häiringutest tekkinud vaevused. Mina ei kutsu neid häiringutest tekivad vaevusest tekivad haigused, püsivad juba tervisehädad. Et see, et me võtame siin mingeid vererõhu alandajaid ja igasugu muid rütmihäirete jaoks ja trombide vastu neid rohtu ja merehaiguse vastu ja ma ei tea, mille vastu me siis lõpuks peame neid asju kõik võtma hakkama, aga viimasel kuul on vähemalt 3 arsti öelnud mulle, et kui ikka ei kannata, siis tuleb ikkagi lahkuda. Nii et eile me tegelikult tegime sisulise otsuse ära, et me maikuu jooksul ikkagi läheme siis lahkume siit Eestist. Ehk et Saarde vallast on siis järjekordne inimene, kes peab oma kodust lahkuma, sest et ei ole võimalik selles saastes elada. Ehk et kes võib-olla kuulajad võib-olla varem ei teadnud, siis Saarde vallast ma tean, et on üks perekond on sunnitud ka olnud lahkuma sellest keskkonnast. Üks perekond on ikkagi Tihemetsast on juba lahkunud, üks perekond on siit Mulgivannast olnud lahkunud, ju ma siis saan 3. Ma lisan siia juurde, et üks perekond, kellega mina suhtlen, kes elab Suigus, see on siis minu juurest 5-6 kilomeetrit, et kui mina olen Tootsi tuulepargist 6 kilomeetrit, siis nemad on kuskil 10-12 kilomeetrit, et neil on praegu nende maja müügis siinse piirkonna, ütleme, kinnisvara hindasid arvestades alla turuhinna ja nad kolivadki reaalselt minema sellepärast, et nad ei kannata enam seda asja välja ja peamine just see, et see tekitab nende perelapsele selliseid probleeme, et ta ütles, et mina ei lase oma lapsele niisugust asja teha. Ma olen selle inimesega suhelnud silmast silma. Mul tekkis küsimus, et hind on odavam kui turuhind. Kas huvilisi, kui selliseid üleüldse on antud nii-öelda piirkonnas antud kinnisvarale? Ma ei oska sellele kahjuks vastata selles mõttes, et aga nad panid ta müüki odavama hinnaga sellepärast, et peasid lahti saaks, et tahame siit ära saada. Kas sellega... See on nüüd siis Suigus selles mõttes, et see on nagu veel kaugemal tuulepargist, kui mina asun. Aga Tootsist on kolinud ära nii palju inimesi, et mul on täiesti adekvaatne ja usaldusväärne allikas, kes mulle ütles, et Tootsist on ära läinud Tootsi Konsum kurdab, et nende käive on langenud. Et ma mõtlen, kui ühe väikse koha kaupluse käive on langenud, see tähendab seda, et neid inimesi peab olema päris palju. Ja Tootsis on praegu müügil nii palju kortereid, kui varasemal ajal väidetavalt ei ole olnud. See on fakt, mida räägivad mulle Tootsi inimesed. Vaata, selle müügiga kaasneb selline huvitav kurioosum, et sa pead mainima seda, et tuulikud võivad segada või segavad või mida iganes. Kui sa jätad selle mainimata, see läheb kirja kui varjatud viga ja sa võid küll oma kinnisvara maha müüa, aga ühest hetkest või oled ilmselt ka sunnitud selle tagasi ostma. Mina olen kuulnud konkreetselt ühest kinnisvara müügist, kus kinnisvara asus, ma ei mäleta, kui kaugel tuulepargist, mingi 2 kilomeetrit äkki ja kinnisvara maakler konkreetselt ütleski, et see tuleb kirja panna, et kinnisvara asub tuuletööstuse lähedal ja et ühesõnaga see inimene seda hinda, mida ta tahtis küsida, öeldi kohe ära, et seda hinda te ei saa, sest see märge tuleb sinna juurde,
vastasel juhul on varjatud puudused. Aga võib-olla ma lõpetaks oma jutu selle Saardes siis toimunud kohtumise kohta ka veel, et noh, enamus, kes meid sealt käisid, 8 tükki, siis meid oli nagu füüsiliselt seal nende vaevustega inimesi ja 2 omad, 3 omad tegelikult ma lugesin siis ka veel ette, kes ei saanud tulla, kes oli haigestunud, kes oli oma laste pärast eemal. Et noh, suhteliselt ikkagi vallavalitsuse poolt selline üleolev suhtumine ikkagi ei ole poolt, ei ole vastu, et kas siis need inimesed, kellel on juba vaevused, et kui vallavalitsus ei ole poolt ega vastu, siis ma ei saagi nagu aru, et probleem ei ole selles, et kuidas ikka, et inimene on nagu haigeks jäänud või tal on mingid haiguse tunnused, vaid probleem on selles, et kuidas seda teavitati. Ma saan aru, et see on isikuandmete kaitse seadusega seotud, aga noh, ikkagi inimlikust seisukohast on ju olulisem see, kumb siis olulisem on, kas kaitseme inimese andmeid või ütleme, et inimene on haigeks jäänud, et noh, natukene inimlikkust võiks seal ka olla, et ikkagi juures. Noh, pooled nendest inimestest siis näppisid oma telefoni, neid see asi nagu absoluutselt ei olnud ja pooled nagu kuulasid väga elavalt, nii et see oli nagu selline jah, aga lõppkokkuvõttes, mis ma ikka võin öelda, et inimesed, kes me seal käisime, olid üldiselt kõik seda meelt, et noh, mis me siia ikka tuleme, et meiega ei arvesta tegelikult suurem osa, et noh, mõned märkmed tehti, seal käidi nüüd siis vett vaatamas, et seal tekkis ka see probleem, et teda küll. No nii, internet. Aga ma vahelduseks ütlen siin... Hakkab mingi samal kassikausis kasvama, noh, jah. Ja vahepeal oli väike interneti väikene vaakum tekkis, et ei kuulnud sealt vahepealt, aga Rea Raus kirjutab, tegelikult on see suunatud Eduardile, et kõik need sümptomid, mida kirjeldatakse, on ju täpselt samad, mida teadusuuringutes on välja toodud, kusjuures enamik teadusuuringuid on madalamate tuugenitega tehtud ja samuti sellised sümptomid kirjeldatud. Nüüd nende oluliselt suuremate tuugenite puhul on mõjud eeldatavalt kordades hullemad. Mitte ükski ettevõte ei tohi oma arenduse teenusega tegeleda ja inimeste tervise kahjustamisega, rääkimata loomade ja lindude tervise kahjustamisest. No kõik on õige. Ja kõik on õige, ainuke häda on see, et noh, täna meil ei ole seda võimalik nii lihtsasti tõendada. Inimesed on küll olemas, eks ole, kelledel on probleemid. Noh, sellest tundub, et ei piisa. Noh, nii nagu me ka tegime selle tuuleenergia pohmelli, me arvasime, et kui me näitame ära reaalselt inimeste kannatused ja selle jama, eks ole, et siis tekib mingi arutelu, tekib mingisugune, pannakse kokku mingisugune töörühm, eks ole, ja püütakse välja selgitada, mis siis viga on. Reaktsioon on hoopis vastupidine, öeldakse, et need inimesed on, eks ole, kujutavad ette, neil on mingi notseebo-efekt. Et see mida Eduard räägib, mida Toomas räägib, noh, need asjad, need ei ole välja mõeldised, nendel inimestel on reaalselt need probleemid. Aga Eduard, kas sellest koosolekust veel kokkuvõtteks, et noh, mis siis oli nagu selle summa summarum, et kas siis otsustatakse nüüd veel midagi veel mõõta või midagi veel teha või midagi seisma panna ajutiselt või kuidas seda nüüd siis, mis see sealt, mida nad siis nagu, jah? Ikkagi lõppu, kui ma hakkasin üritasin küsima hakata, siis volikogu liikmete käest, et mis sina arvad, et milline on sinu lahendus. Ega tegelikult volikogu liikmetel kellelgi mingit arvamust ei olnud, nad ei teadnud, mida teha. Noh, ja niimoodi me nüüd olemegi, et ega midagi teada ei ole. Noh, teeme uuringuid ja usume teadust. Noh, paistab, et see teadus vist ei toimi täna meie puhul, ma ei tea, noh, kui me võtame, et inimene tuleb Tallinnast kas või tal on pulsikell käe peal ja tema pulss hakkab tõusma seal päeva-2 jooksul, siis ju võiks juba see mingisugust märk olla, aga meil ei taha ju keegi seda uurida. Reaalselt ei taha keegi, me võime siin keskmist, et noh, kui üks sööb kotletti ja teine sööb hakkliha, on ju nii, siis noh, keskelt läbi on kõik hästi. Aga tegelikult ei saa neid asju ju sellist, noh, ümardada neid asju, et
et need asjad ei käi niimoodi minu meelest. Jah, aga võib-olla kuulajatel siis ka teada seoses nende saarde mõõtmistega. No siin oli ju, kui need mõõtmised hakkasid, siis oli ju lubatud ju, või kogu selle asja mõte oli ju seisnes selles, et septembrikuuses, kui ma esimest korda sinuga, Eduard, kohtusin, see oli Tihemetsas, oli see koosolek, ja seal siis saigi nii-öelda pandud paika see, et need mõõtmised ja uuring tuleks teha ikkagi sellepärast, et inimestel on tekkinud mürakaebused ja terviseprobleemid, et ka välja selgitada see nii-öelda see võimalik terviseprobleemide põhjus siis. Aga noh, asi muidugi piirdus sellega, et mõõtmised tegi siis hoopis mitte nii palju enam vald, vaid selle tellis siis Utilitas, eks ole, kes on siis selle nii-öelda omanik sellele tuugenijaamale seal. Ja läbiviija oli üldse keegi lemma ja kolmandaks siis mõõtjaks oli siis hoopis Terviseamet. Ja tänaseks on siis ka selline asi tehtud, et on ka halduskohtusse antud sükane agimoodi asi sisse, et millega siis põhimõtteliselt et kohustamiskaebus on siis Terviseameti järelevalve menetluse läbiviimiseks, sealhulgas müramõõtmisteks seoses Saarde tuulepargist lähtuvate potentsiaalsete mõjudega kaebaja tervisele. Ehk et selline asi on käiku antud ja vaatame, mis siis elu toob. Et halduskohus on siis selline koht, kuhu saab siis kodanik pöörduda. Pöördujaks ongi Eduard ja selle kohtu nagu mõte on selles, et kui ikkagi ametkond teeb liiga kodanikule, siis see on see koht, kust peaks nagu õigust küsima. Vaatame, kuidas see asi edeneb, et päris niisama ei saanud seda jätta, sest et kogu selle mõõtmiste käigus on viidud läbi päris palju selliseid, ütleme siis, ebakorrektsusi, kui nii saab öelda, et nii on, et nüüd on siis ka see. See ümber on kogu aeg, küll tellib üks ja küll tellib teine ja lõpuks ei tea nad ise ka, kes siis lõpuks, keda siis mõõdab või kuidas mõõdetakse, et ma ei tea. Kui see on nagu ametlik järelevalve. Kasutate mikroskoopi ega teleskoopi, vaid ma ei tea, silmaga vaadatakse midagi, et siis kõlbab küll. Mõõdulindiga mõõdetakse. No see ei ole muidugi õige, et riiklikult võetakse kitarri, need keeled pannakse mingi lauajupi peale, unustatakse ära, et sinna taha käib kõlakoda ka, aga meie kodud ongi kõlakojaks saanud. Aga nemad seda ei tea veel täna. Jah, ja sest, et ütleme kogu selle nii-öelda riikliku järelevalve, seda saab jah ikkagi läbi viia ametkonnad, mitte mingisugused mingid eraettevõtted ja see on jah üsna kummaline, et eks vaatame, kuidas see asi edasi läheb. Nagu ühel koosolekul on mulle öeldud, et mind ei ole olemas, ka mõni volinik on ju maininud seda siis privaatses vestluses, et mida vähem inimesi on, seda rohkem ju mulle maad jääb ja seda rohkem ma saan ju toodangut anda ja saame, ma ei tea, robotit tööle panna ja tööstusparke teha, Hiinas on tõepoolest täna ju pimedate tehaste ajastu, kus ei olegi inimesi, elektrivoolu ka ei ole. Me võiks, kuna ma olen selle protsesside juhtimisega päris palju kokku puutunud, siis ma võiks võib-olla olla mingil ajal oma abi pakkuda, et teeme pimedate, ma ei tea, vallamajadega kohalikud omavalitsused äkki, et seda annab nii ilusti ju süstematiseerida, kui. Aga vabandust, et kedagi see seal jälle solvab, aga nii täpselt on. Ei ole mõtet ju raha raisata. Aga Toomase juurde tulles, et räägi, Toomas, kas nüüd viimasel ajal on olnud ka Tootsi poolt neid häireid või kuidas oled sina nagu ennast tundnud või kuidas seal lood on? Meil läheb jumala hästi viimased siin kuu aega kindlasti või selles mõttes, et kusagil siin selle kuu alguses äkki oli 3 päeva oli päris tugev tuul põhjast ehk siis minu mõistes otse tuulepargi pealt minu poole ja siis oli karm. Aga ülejäänud ajasin kuu-poolteist minu arust on see tuulepark enamus aja seisnud. Täna küll töötas, aga eile ta seisis. Nüüd meil oli siin, lastel oli koolivaheaeg, laps oli mul tööl kaasas, sõidame, vaatame, üks tuugen keerleb või 2 tükki keerlevad või et viimased mingi 1,5 kuud minu arust on
ma julgen väita, et 85% ajast on see tuulepark seisnud. Ehk et jah, kuulajad, Tootsis on seal ikka. Ehk et Tootsis on toimunud mõõtmised siis järjekordselt seisvate tuugenitega, et ma pakun välja, et tulemused on kõik on korras, mingeid probleeme ei ole, müra norme ei ole ületatud, riiklikke norme, nii et elu võib edasi minna, et kõik on ilma asjata. Mina ei tea, millal, see Tootsi tuulepargi mõõtmine, see on ju nii jutumärkides salastatud, et selle kohta ei leia mitte mingit infot, et kus mõõdeti, millal mõõdeti, kas mõõdeti, et ühte Saardega vähemalt oli mingi info, aga mul siin kohalikud elanikud ütlevad, et kuule, et mul oli siin täna mingi auto meie külatee peal ja läksid mingite aparaatidega metsa, et aga nagu, et mida nad seal tegid, et tuulepark ju ei tööta, et mõõdavad. Aga võib-olla nad tegid seda nullmõõtmist praegu. Ehk et see, mis jäi Saardest tegemata, et panidki oma jaamad seisma ja võib-olla tegid nullmõõtmist. Muidugi, mis on huvitav, on see, et varem oli võimalik Terviseameti teatud kontaktidel mul nagu ühendust saada. Ja nüüd ütleme viimased nädal aega ei ole saanud kätte inimesi, tagasi enam ka ei helistata. Et midagi on seal kas juhtunud või toimunud või on minu paranoia või on kokkusattumus, aga igatahes enam ei ole võimalik minul Terviseameti töötajatega ühendust saada. Et selline lugu. Mina panin ju Facebooki meie piirkonna kõikidesse gruppidesse, Põhja-Pärnumaa vald ja Tori vald ja siis meie see Suigumurru ja seesama see Gert sinu info, et kui kellegi juures mõõdetakse, et andke teada, et millal mõõdeti ja millega mõõdeti ja niimoodi. Ja selle kohta on null infot, mitte üks inimene pole. Üks mingi vanem proua kirjutas, et minu juures vist midagi tehti. Et selles mõttes see on nii koomiline, et nad lubasid ühendust võtta, kaasata. Mina palusin ka, et äkki ma saaksin näha, millega mõõdetakse, et selline kogukonnapoolne erapooletu vaatleja või niimoodi. Ja siis ma saan mingil hetkel täiesti kolmandast kohast teada, et kuule, mõõtmised käivad juba tükk aega. Kas need käivad, ega mina ei tea seda selles mõttes. Jah, eks siin oli ju, kui sai käidud siin Terviseametis ja sai nendega kokku lepitud ja nad suure suuga lubasid, et nad kaasavad MTÜ'd ka sellesse tegemisse, et seal ei ole, väidetavalt ei olnud nagu mingisugust saladust. Ja kui sai nagu järgi küsitud, milles asi on, siis et miks meid siis ei ole kaasatud, kui me juba kuulsime, et asjadega on nagu algust tehtud, siis tuli välja, et kuna see tegemist on, eks ole, eraettevõtte on teinud tellimuse, see on tasuline teenuse, eraettevõtte siis ise otsustab, keda ta sinna siis kaasab ja keda ta sinna ei kaasa. Et see on selline huvitav asi, et kui me teeme, eks ole, müra mõõtmise, meil peaks olema justkui nagu riiklik järelevalve, aga seda viib läbi hoopis mingi eraettevõtja ja veel arendaja ise takkaotsa, kes seda siis nii-öelda jälgib ja otsustab, kes siis saab seda seal auditeerida nii-öelda või mitte. Et see tekitab kõike muud kui usaldust, et kallid Terviseameti vaatajad ja kuulajad, kui te kunagi satute seda kuulama või võib-olla kuulate praegu, siis ma võin julgelt väita, et see raport, mis teil valmis saate, see tähendab seda, et kõik on korras. Ma võin ka teile öelda, et mitte üks inimene ei saa seda raportit usaldada, just nimelt nendel eelmainitud põhjustel. Et milleks selline salatsemine, kui kõik on nii-öelda läbipaistev ja selge, et mille pärast siis selline vaiki olemine ja siis müstika lihtsalt. Kogukonna mitte kaasamine. Täpselt, et see oleks ju kõige ehedam viis sellised kahtlused ära pühkida. Ei tohiks ju raske olla. Aga näed, ei tehakse ikkagi niimoodi, et inimestel tekiks veel rohkem kahtlust, tekiks veel rohkem kõhklusi ja see selline konflikt kui selline, et see süveneks veelgi. Et ometi on ju teil suur soov neid jaamasid arendada ja te väidate, et kõik on korras. Jumal hoidku, kaasake siis inimesi, näidake, et on korras. Praegu, kui te tulete selle oma uuringuga välja, ei usu lihtsalt ei usu seda. Nii et nii. Seda enam, et Tootsi Sopi tuulepargi mõõtmise puhul oli üks ainus artikkel on ilmunud, kus öeldi, et plaanitakse mõõta ja seal tõi Terviseamet välja, et selle eesmärk on ikkagi jõuda selleni, et miks Tootsi inimestel on need probleemid, mis neil on, et mind pani hämmastama, et nagu sellist asja nagu tunnistati, et mingid probleemid on ja et
võib-olla tuleb siis ümber mõelda meie praegused müranõuded. Tegelikult see on, ütleme, peale Saarde mõõtmist nad said aru, et nad on ämbrisse astunud ja see mõõtmine on praegu kohutavalt oluline mõõtmine, mis peaks või võiks muuta tegelikult meie praeguseid seadusi ja normatiive. Ja siis tehakse seda niimoodi, et tegelikult isegi ei tea, kas nad mõõtsid. Ma pean täpsustama siin koha peal ka Terviseametist. Mariann Härma vastas küsimusele, et saage aru, et need mõõtmised, mis täna ka Tootsis läbi viiakse, et nende põhjal ei saa teha mingisuguseid järeldusi, kas see on tervist kahjustav või mitte, et see on pelgalt selle jaoks, et näha, et kas kõik on nii-öelda seaduse järgi, piirnormid on nii-öelda sellised, nagu nad olema peavad, et müra ei ole kuskil ületatud. Ehk et see, kas Toomas saab kodus magada või saa, või Toomasel on tervisehädad tekkinud või Toomase perel või Toomase nii-öelda teistel külaelanikel, see ei ole üldsegi praegu eesmärk mitte. Minul on Toomasele üks küsimus. Ma sattusin ühe video peale, kus sa tegid drooniga maja tagant filmisid tuulikuid. No see tegelikult, see vaatepilt oli päris kole, aga mul tekkis küsimus, kui kõrgelt sa filmisid seda? Kas sa vaatasid? Oota, las ma mõtlen, mul on droonil piirang peal ja mu droon laseb 120 meetrit, see on igal pool üle Eesti. Ja, aga minul on see DJI Neo ja mul on peal tal praegu piirang 80 meetrit ja ma ei lasknud teda nii kõrgele. Mul on ta 80 meetrit sellepärast, et kui ma panen seda, et ta tuleks koju tagasi, et ta nagu liiga kõrgele ei läheks selle peale. Et ta võis jääda sinna 50 kuni 80 meetri vahele. Et ütleme niimoodi, et ma kuulsin teda ja nägin teda silmaga. Aga Saarde asjaomased inimesed nüüd ikkagi nüüd nad jälle räägivad seda, et ootame nüüd ikkagi selle Sopi-Tootsi tuulepargi need mõõtmised ära ja siis läheme jälle edasi. Ennem seda oli, et ootame Saarde mõõtmistulemused ära. Plaat on ikka sama, ma ei saagi aru, mis üldse toimub. Jah, ega seal tekib täpselt samasugune ilmselge usaldamatus, nii nagu on Saarde mõõtmiste puhul. Saarde mõõtmiste puhul, kui nendesse raportitesse seal süveneda, siis seal tekib neid küsimusi ridamisi, eks ole, et esiteks seadmete seerianumbrid, mis olid, teiseks on seal need tuulesuunad ja need tugevused nendel erinevatel kohtadel, mis nagu ei ole loogilised ja see mürakõvadus seal ja nii edasi. Et pluss see, et on mingisugused soovitused Terviseameti poolt nagu ära kadunud ühel hetkel, kus kohas peaks nagu müra nagu tähelepanu pöörama. Et ei selge on see, tähendab, kui Tootsis need asjad tulevad välja, seal ei ole mitte midagi öelda, et me saame neid asju usaldada, loomulikult mitte, sest see salatsemine on olnud juba nii arusaamatu ja paratamatult jääb mulje, et siin on mingi asi, mida ei taheta näidata, lihtsalt ei taheta näidata. Teine asi on see, et ma vaatan, et ma olen ka ise teinud neid mõõtmisi ja ma vaatan praegu, et märtsikuus on tuulekiirused olnud niisugune 2,5–3 meetrit sekundis. Märtsikuus, kuna ma ei tea ju, millal mõõdeti, eks ole, et aga Toomas, sul on ju andmed. Ei ole praegu tuult olnud. Toomas, aga sul on ju andmed olemas, sul on olemas ju oma nii-öelda see ilmajaam, eks ole, kus sul on kirja pandud. Mul on ilmajaam olemas. Et seda saab vaadata pärast, kui see kunagi peaks üldse see mingisugune uuringu moodi. Saan vaadata 24 tundi tagasi ja ma ei ole teda ju igapäevaselt kirja pannud, et aga ma lihtsalt vaatan, millal ma ise oma kodu juures seda infoeli olen mõõtnud, siis ma näen 18 märts 2,4 meetrit sekundis, ütleme siin 31 märts tuulevaikus, et aprilli alguses oli meil 3 päeva väga kõva põhjatuul. See oleks olnud ideaalne aeg mõõtmiseks, aga siis mõõdeti. Ei tea. Et siin ongi see koht, kus kohast tuleb ilmselt ka sinu andmed tulevad mängu, kui see nii-öelda need mõõtmised ükskord avalikustatakse, seal on ka kindlasti, ma vähemalt loodan, et seal on peal kuupäevad, millal siis mõõtmisi läbi viidi, et siis saaks nagu neid kuidagi moodi ilmaandmetega kokku viia.
ja sul on ka mingid vaatlustulemused seal, et millal need jaamad seisid ja kui on näha, et jaam terve päev seisis sellel ajal, ja sealt näidatakse meile mõõtmistulemusi, siis andke andeks, see ei ole tõsiselt võetav. Aga veel kord, ootame ära siis nende poolse käigu ära ja nii on, ega siin teistmoodi ei saa, et ega kui nad ei räägi ja siis ega ei saa ju sundida. Vot niimoodi, aga siuke mõte oli ka vahepeal, või siin saate alguses me siin Reioga rääkis, et kui keegi tahaks võib-olla sisse helistada näiteks. Ja, ma tegin numbri lahti. Äkki kellelgi on küsimusi. Et siis saaks võib-olla küsida inimesed, kes soovivad küsida kohe inimeste käest, kes elavad, kes on sunnitud elama selles häiringus, et kui teil on mõned küsimused nendele inimestele, siis palun, et teil on võimalus helistada ja küsida otse. Et seda siis üke mõte on. Ja mingi hetk oli ka selline idee, et võib-olla helistaks sellele, mis on see infoliin, et kus nüüd avati see tuugen, et on sul see number ka kuskil olemas, Reio, või milline see oli see? 1247. 1247, pärast poole vaatame seda ka siis, et kuidas meile sealt siis räägitakse seda, mis infot meile sealt antakse. Aga praegu veel mitte. Nii, aga mida siis veel oleks Eduard, kui see koosolek teil seal toimus seal Saardes? Aga meil on tegelikult olemas esimene helistaja. Nii. Tere õhtust, Vox Populi ja olete otse-eetris. Tere õhtust. Ma tahaks öelda seda, et kui inimesed loodavad seadusi ja tegelikult on see, et Eesti riik ongi ju mõeldud hävitamiseks. Et Brüssel annab meie toredale peaministrile käsud ju. Et tema ju ootab iga hommikul telefonikõnet, et kas meil tulevad tuulepargid või merepargid või mis iganes. Ja see, kuidas inimesed arvavad, et see, et keegi hoolib neist, see Roland või Toomas või ükskõik, mis väga tore Eesti inimene. Teid on väga toredalt petetud. Nad ei tegele mitte millegagi. Ja see ongi see, et kõik arvavad, et oi, Terviseamet midagi mõõdab ja kõik on nii tore ja hea ja me hoolime Eesti inimestest. Aga tegelikult on nii, et Eesti riik on ju maha müüdud. Äkki julgeme seda ametlikult ka lõpuks tunnistada, et meil ei ole enam Eesti riiki, vaid see on maha müüdud. Need prussakad seal Toompeal, meie niinimetatud valitsus, kes näitab, kuidas nad hoolivad Eesti inimestest. No see on ju ulme tegelikult. Kui Eesti inimene ei ole veel aru saanud, et meil on veel mingi riik, meil ei ole ju mingit riiki. Mõne koha pealt ma oleksin teiega nõus ja mõne koha pealt päris mitte, et kui me siin tekib muidugi esimene küsimus, et kes on see riik, eks ole, riik on minu arust on ikkagi riik on see need inimesed, kes siin elavad. Meil ei ole riiki. Eesti riiki meil ei ole. No, meil on Eesti maa, aga meil ei ole Eesti riiki. No, ja sellel maal elavad inimesed, kes siis peaks nagu moodustama. Oletame siin, me räägime riigi puhul, me räägime... Miks sa oled nii lihtsameelne ja sa usud sellesse, et keegi usub sinusse, et meil mingisugused, et meil keegi teeb mingisugused infraheli uuringuid ja teeb mingisuguseid veel mingeid uuringuid. Ei teha mitte midagi, vaid see on inimeste petmiseks. Ega ta on linnukese kirja saamiseks, et on vaja ära teha selline justkui protseduur. Ega ei ole siin ka, pean ütlema, et ei ole ka minul mingisugust usku sellesse mehhanismi, mis meile püüab siin selgeks teha, et kõik on korras. Nagu näha on, siis
siis saardes ei saa jätkuvalt inimesed elada ja noh, ja mis on nagu selge on see, et need irvitavad näod, see irvitav peaminister, need irvitavad ministrid Toompeal. Kas te saate aru, mida Eesti rahvaga tehakse? Ja ma saan väga hästi aru, mis kogu selle programmi mõte ongi inimesi lõhestada ja see on teadlik tegevus. Minu andmete põhjal on see teadlik tegevus. Ja sellega nüüd tulebki olla nii, et me ei lase ennast sellepärast, kuidas öelda, liimist lahti teha, vaid me peamegi koonduma. Meil on olemas selleks loodud, eks ole, inimesed, kes on erinevates valdades, on ühinenud, on teinud loonud oma ühtse jõu ja nagu näha, siis osades valdades see jõud täitsa toimib ja täitsa mõjub ja näete, osad tuulearendused näiteks lõpetatakse ära, sest et vastujõud on ikkagi inimeste poolt väga tugev. Ehk et siin ongi see moment, kus selle inimeste teadlikkuse tõstmine on vägagi oluline ja see, et inimesed tegelikult saaksid aru, kui palju neil on jõudu. Et ei maksa ennast tagasi hoida, ei maksa ennast nii-öelda, et mis mina väike inimene. Te olete võimsad inimesed ja teil on see võim olemas sees, aga et see on teil niivõrd välja pekstud ja nii-öelda välja surutud siin kogu see eelnev, mis siin, eks ole, koroona ajastul toimus, see hirmutamine, see hirm, see on niivõrd kaugele nagu kandunud, et kui inimesed julgisigi raporteerida, et neil on paha olla sellest kuramuse näiteks Tootsi tuugenijaamast, eks. Et kuidas on nagu võimalik, et inimesed on niimoodi ära hirmutatud, aga see selleks, et millega ma ütleme siis nii, et kui me räägime sellest riigist, me räägime siiski ikkagi väga süükstest mina ei räägi riigist. Minu jaoks ei ole seda riigi. Kuulake palun, et sellega on see lugu, et siin on teatud seltskond, kes on selle kaaperdanud, kogu selle nii-öelda meie elu, eks ole, kes siis otsustab, kuidas asjad justkui peaksid käima. No nemad tegelikult ei otsusta, nad on ilmselt mingit moodi kas siis maha müünud ennast mingisuguste jumal teab mis hüvede eest ja käibki lihtsalt kuskilt taamalt saadud siis nii-öelda käsurea täitmine. Et inimestele ka, et kindlasti saage aru, et see mingisugune valitud seltskond, kes meile siin paneb peale mingisugust oma agendat, siis noh, see ei ole õige ja sellele tulebki niimoodi rahumeelselt ja viisakalt ja teaduslikult läheneda ja vastu astuda ja siiamaani asi toimib ikkagi, ma ütleks, et ikkagi edukalt, ei saa öelda, et üldse ei toimi. Ikkagi need protsessid on ikkagi pidurdatud ja vallad ka ise tunnistavad, et nad ei saa päris hästi hakkama, sest et küsimusi, mida inimesed esitavad, nendele küsimustele ei osata vastata. Ja kui ei osata küsimustele vastata, siis tähendab, et ei ole selgust. Ja need küsimused, mis puudutavad tervist ja loodust on, kui need vastamata jäävad, siis no andke andeks, siis me loomulikult ei saa lubada seda. Aga jah, kuidas siis on niimoodi majandusminister Kelda ju ütles, et kui kohalikud omavalitsused ei nõustu, siis riik teeb ikka oma otsuse, sellepärast, et reformipätid on teinud ju otsuse, sellepärast, et nemad arvavad, et nad valitsevad seda riiki. Aga ma väga siiralt loodan, et kui Eesti rahvas ei ole veel siiani ärganud, neid on surnuks maksustatud ja veel tulevad veel maksud ja igasugused see hakkab varsti mõju andma, just, olen nõus sellega. No, et millal sa eestlane veel ärkad? Mul on tõesti küsimus. Aga ma küsiks, see ei ole enam normaalne, et sa eestlane ikka kummardad, ma ei tea, mingisugust idiootsust. Ma küsiks teie käest veel seda, et kas teil on võib-olla mõni küsimus Eduardile või Toomasele, kes siis elavad? Meil on täna saates on... Mul on nendest inimestest siiralt kahju, sellepärast, et see, kuidas Eesti riik hävitab oma Eesti inimesi, et see, mida tehakse meie Eesti inimestega, kuidas kummardatakse Brüsselit ja kuidas kummardatakse, ma ei tea, mingisuguseid veel võimalikke intuitsioone, aga see, et sa hoolid oma inimesest, vaata, see on juba ammu kadunud ja sellepärast ongi niimoodi, et see Toompea maffia
tuleb ammu juba kõrvaldada, aga nad arvavad, et nad võivad kõike teha. Mul hea sõber täna ütles, et see, kes on see kuradi reform või see rahandusminister või öelnud, et Ligi äkki. Et ametnikel tuleb palka tõsta sellepärast, et nad teevad head tööd. Samas nad Eesti inimestel võtavad ära kõik, absoluutselt kõik. Ja siis need ahvid Eesti inimesi vägistatakse, Eesti inimesi tapetakse maha, aga mitte keegi pole süüdi. Ja siis me mõtleme, et oota, mis riigis me elame? Minu arust tuleb need tondid absoluutselt kõik panna kuskile mullatoidule. Kõik, absoluutselt kõik. Ja andke mulle ka Lašnikov, ma teen selle töö ära. Nii et Kapo, tule mulle ukse taha. Ma teen selle töö ära. Me ei saa vägivallale siin kedagi. Ma tean, et teil on mingisugune see, et ei tohi... Sellest üldiselt ei ole abi, sest et kui me räägime selliseid asju, sellel ei ole mõtet, sest et see ei vii paraku kuskile. Kui me alustame sellest, et need kommunistid, kes on eluaeg siin, 30-50 aastat Eesti riiki ahistanud, Eesti inimesti ahistanud, siis me peame lõpuks üles tõusma. Üleeile oli Jüri Öö ülestõus. Ma ei viitsi praegu mõelda, mis see aastapäev oli, aga tegelikult, kurat küll, eestlane tõuse üles, mis sa oled selline mölakas. Ja nii on, et tegelikult on nii, ja mul on siiralt kahju nendest inimestest, kes nüüd peavad tuulikute programmiga tegelema, selle õudse maffiaga tegelema. Meil on Virumaal fosforiidimafia ja nüüd selgus, et meie kaitseminister tahab lõhketehase teha, aga Eesti riigile ei soovita, et põlevkivist normaalset elektrit toota. Jah, sest et eesmärk on teine. Aga Vaida, Toomas, sul oli äkki mingi küsimus helistajale, kas sa... Tead, ei olnud küsimus, et ma kuulasin helistaja juttu, et ma olen mingite asjadega nõus, mingite asjadega ei ole nõus selles mõttes, et vägivalda me ei toeta, see ei vii paraku kuskile. Mina ei toeta vägivalda, aga kommunistid lähevad seina äärde. Palun, Toomas, et sul oli... Aga mis ma tahan helistajale ütelda on see, et sa ütlesid, et sul on kahju sellistest inimestest nagu mina ja nii edasi, kes peavad selle tuulepargi mõjualas elama, aga et miks inimesed on nii lambad, et mina räägingi nendest asjadest, meie pere probleemidest, mul on sellest avalik päevik, ma räägin sellest avalikult oma näoga, oma nimega ja just sellel põhjusel, et näidata, te võite seal mõõta, te võite seal näidata, mis iganes andmeid. Mina käin ka mõõtmas ja näitan, et midagi on valesti. Mina seisan oma pere eest, mina seisan nende inimeste eest, kellel on samasugused probleemid. Ma suhtlen hetkel 19 perega Tootsi-Soppi tuulepargi juurest, et selles mõttes me saame näidata, et kuskil on midagi valesti. Minu mõõtmised näitavad ühte, minu perel ja veel 19 perel on probleemid. Sarnased probleemid, eks ole, mitte lihtsalt mingid suvalised, aga sarnased probleemid. Et selles mõttes see ongi Jüri ülestõus. Me oleme järkanud, me võtame sõna enda nimega ja ausalt. Aitäh, helistaja. Aga hea Toomas, Eesti riiki ei huvita sinu probleemid. Ja me võimegi siin, aga aitäh helistajale. Aitäh sulle, aga ma lihtsalt proovime lasta teisi inimese ka liinile, kellel on, ma saan aru, chatis kirjutatakse väga palju küsimusi on, kes soovivad küsimusi esitada. Aitäh sulle. Ma väga tänan ja head õhtut. Sulle ka, nägemist. Nii,
inimesed, liin on vaba, laske tulla. Ma saan aru, et küsimusi on palju. Äkki me küsime, seal on ju eetris vist või seal? Ei, seal ei ole küsimusi, seal on öeldud, et... Leeri. Jaa. Küsimus on tegelikult Rea Rausile, et kas ja millal on kavas kaasata sõltumatud eksperte mõõtmist tegema kogukondade poolt? See vist ei ole nii lihtne või Kert, oled sa rohkem kurdis? Jah, ütleme nii, Rea Rausiga meil on sel teemal vestlust olnud, et ütleme nii, et kannatust on natukene veel vaja, et asjad liiguvad õiges suunas, see võtab lihtsalt natukene aega, et kõike paraku ei saa nii ruttu. Et ma veel kord, et ei taha väga palju siin võib-olla avada siin, aga asjad liiguvad õiges suunas, nii et kui need on nii kaugel, siis anname loomulikult teada, et jah. Vot nii, aga mis siis täna toimus? Täna toimus, kes teab, kes ei tea, täna oli Riigikogus, sai käidud, seal oli siis, EKRE-l oli üks nii-öelda, ma ei saaks öelda, et ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, on nagu, kus siis on, ta ei ole mitte eelnõu, aga seal, kus inimesed saavad siis nagu sõna võtta ja oli siis kutsutud külalisesinejad, seal oli MTÜ Looduse inimeste eest oli esindatud, seal oli doktor Kukela oli esindatud ja seal oli ka esindatud Margus Saar vist, kui perenimi õigesti oli, kes on siis energeetikuna. Ja väga võimsad kõned olid, kõigil neil olid väga võimsad kõned. Muidugi minu jaoks oli doktor Kukela kõne nagu hingelähedane, mis puudutab infraheli ja selle siis selgitamist. Ja sisuliselt sai siis jah, see info siis nüüd, mida oleme proovinud siis siin ikkagi kuude kaupa nii-öelda avalikkuse ette tuua, et nüüd sai siis sellest rääkida doktor Kukela, arst, siis otse Riigikogu puldist, et neid videoklippe ilmselt hakkab nüüd liikuma siin sotsmeedias päris omajagu ja ütleme nii, et tuli ka üks terav küsimus siis sealt Orava partei poolt, aga doktor Kukela nii žongleerivalt ilusti kontakte sai jagatud tuleviku tarbeks. Ei olnud partei liikmetega, oli täitsa teiste arstidega. Ja nii, et asjad liiguvad edasi, nii et Rea Raus, et ära muretse, asjad liiguvad. Seda on muidugi hea kuulda, jah. No nii. Aga mis me siis veel teeme? Kas keegi vahepeal helistas või vahepeal vilkus? Ongi see, et vaadake praegu Põhja-Pärnumaa valla uue logo peal on tuugenid püsti. Nad on võtnud selle oma eesmärgiks. Ma ei tunne praegust vallavanemat, kes seal on, mina olen Tori valla poole peal. Et selles mõttes, et me võime neid allkirju koguda, me võime neid asju koguda, nad ei võta seda arvesse. Nad ei võta seda arvesse. Et ma olen üritanud kõikidele nendele inimestele, kes on nüüd nii siinpool piiri ehk Tori vallas või sealpool piiri ehk Põhja-Pärnumaa vallas, ma olen öelnud, palun pöörduge Terviseametisse, palun pöörduge vallavalitsuste. Nendest on vedu võtnud vist paar peret ainult, sellepärast, et nad ütlevad, et selles mõttes, et vaata, see on mul naabrimees sealt see vallavalitsusest ja niimoodi ja ma ei taha taga tülliga minna ja inimest ei julge. Jah, vaata, see on see koht, kus ma isegi vist ütleks, et siis ei ole midagi teha, siis tuleb edasi kannatada ja häda on selles, et see kannatamine läheb hullemaks. Nii nagu ka Eduard on siin rääkinud, ma saan aru Eduardi jutust, et see kõik, ka sina oled tegelikult Toomas seda maininud, et kogu see asi on võimendunud, ehk et varem, kui sulle see võttis nagu aega, et see paha olemine hakkab, siis see paha olemine hakkab aina kiiremini ja aina intensiivsemalt. Et inimesed, et teadke, et kui teil selline jama on, siis see probleem on selline, et see asi süveneb ja ta läheb järjest halvemaks. Ehk et jah, ma kahjuks ei ole jah mitte ainult minul, et see on nagu selles ajas nagu kiirenev ka veel, et ka seal minust siis ütleme teises otsas, see, kes seal teispool Viljandi pool otsas on, et tema räägib täpselt sama juttu, et kui ennem said nagu pool päeva olla, siis nüüd on tunni kahega see asi kõik kohal
ja iga korraga kogu aeg kiireneb, see on esiteks ajas akumuleeruv, kiirenev, ma ei tea, ei oskagi öelda, aga see hakkliha-masinast, kui sa mõnikord hommikul üles ärkad ja sa oled hakkliha-masinast kõige ehtsamalt nagu läbi käinud või teerulli alt, siis enam ei taha seda, et elu jooksul on neid hakkliha-masinast läbiajamise küll ja küll olnud, et siis hakkabki see juba alateadvus sind kaitsma, aga jah, nii ta paraku meil on. Aga inimesed võiks nagu mõelda selle peale ka ikka, et te peate oskama ikka küsimusi ka küsida ja kui me seal jälle see viimane koosolek oli, ega eriti ju küsimusi, meie olime ikkagi rääkijad, ega neid küsijaid ju tegelikult, ütleme, volikogu poole pealt ja niimoodi ei olegi, et järelikult, kui sa ikka ei tea ja ei viitsigi süveneda asjasse, siis ei tule ka neid küsimusi, selles on nagu probleem. Nii nagu Riigikoguski või selles mõõtmistulemuste avalikustamisel, ma ei tea, ma küll ei olnud seal koha peal, aga kui vallavalitsuse liikmed ja kõik need asjaomased istuvad inimeste poole seljaga, siis andke andeks, mida see siis tähendab minul? Ega ta jah, viisakas ei ole. Ei oska seisukohta ega iste kohta võtta tegelikult. Mul siin... Ja rääkida võid siis, kui mina luban sul. Meil juhtus mingi tehniline apsakas või? Ei, see ei olnud tehniline apsakas, see oli see, et väga veidral komber internet kadus striimi sellest programmist ära, kuigi see jäi alles meie see vestlusaken. Huvitav, kas see on siis mingisugune sekkumine väljast? See on teist korda meil juba samasugune asi. Jaa, kus juures hakkasin isegi mõtlema. Hakka või vandenõuteooriaid uskuma. Jah, võib-olla kellelegi ei meeldi see jutt, mis siin praegu ette... Järelikult räägime õiget asjana. aga mida ma jõudsin näha, oli üks küsimus, mis oli suunatud siis Toomasele ja Eduardile, oli see, et kuidas te suudate seda optimismi endas leida, et edasi nii-öelda purjetada või toimetada? No Eduard, räägi sina esimesena siis. Mis optimisti, et mul on vähemalt nagu võib-olla erinevalt sinust siis võimalus siit ära sõita, võtan omal selle järelveetava maja ringi või ma just tekkis mõte, et sõidaks siit Läti-Leedu ka veel läbi, et siis peab hoiduma, vaatama, kus need tuugenid on seal, aga mul on võimalik ära lennata, natukene kalliks läheb see siin. Keegi peab kodus muru ikka niitma, sest kui sa kodus või seal tõllal, siis eks ta kulukas on, aga ma tean, et kõik see kokku üle paari aasta enam ei kesta, sest siin ma olen üldiselt kõik need kriisid ka ise ette ennustanud konspiratsioonitehnoloogina, et siin ei ole nagu väga palju variante tegelikult. Tulebki optimisti hoida, et kõik läheb kõik ühelt maalt, kõik saab korda. Meie pere elabki niimoodi, et näed, vaata, praegu meil on 6 aega olnud kõik jumala hästi, et 3 päeva oli hullumaja, aga siis sa tead, et siis tuleb päike välja jälle, tunneli lõpus on valgus jälle, aga ma olen oma iseloomult optimist ja selles mõttes me tulime siia maale elama sellepärast, et me oleme sellised looduse lapsed, jookseme paljajalu õues ringi, lapsed jooksevad talvel, järjest rohkem räägin meie pere probleemidest selle nimel, et see jama ükskord läbi saaks ja me saaksime siin edasi elada. Aga hetkel on küll see, et mida päev edasi nende raskete päevadega, siis järjest rohkem hakkab see mõte pähe tulema, et ma ei oska seda sõnades. Tegelikult ma ei oska seda. Ma arvan ikka, et tuleks ajutiselt, sul on ikkagi lapsed, et see tuleks ajutiselt kusagile. Ma üritan neid võimalikult nii palju, kui saab, et nad lähevad kuskile Pärnusse vanavanemate juurde ja suvel juba minupoolsed vanavanemad ehk siis minu ema isa ütlesid, et nad võtavad lapsed enda juurde. Meil on suur pere, meil on 5 last.
et võtavad enda juurde ja no aga sa ei saa ju terve elu nagu kurat pendeldada niimoodi, et täna on tuul põhjast ja kuule, nüüd saadame lapsed. Jah. Mina ütlen selle peale, et jääb ainult loota, et elektri hind oleks hirmus odav, siis need tuugenid seisavad. Ja meil on praegu elu lill. Tuulepark on seisnud kogu aeg ja või siis neid mõõtmise võiks nagu lõputult teha, et siis oleks ju ka saaks see kuramuse jaam seisma, et see on ka võib-olla sükene paras. Aga neid mõõtmisi ei saa teha ju, neid mõõtmisi ei ole ju mõtet teha ühe päeva kaupa, tähendab. Sest see peaks ikka olema vähemalt paar nädalat, sest õhuniiskus on erinev, tuulekiirus on erinev. Tuule tugevus, eks ole. Kõik on nii erinev, et seda ei saa ühe päevaga lihtsalt midagi. See ei anna mitte midagi. Kui me tahame veel keskmist saada, siis ei saa üldse mitte midagi ühe päevaga. Et kui ma saan kaikaga vastu pead üks kord päevas, siis või üks kord tunnis, siis keskmiselt 24 tunni jooksul saan ainult 24 korda ju tegelikult ja see ei ole üldse valust. Jah, see on silitamine, see on paitamine. Selleks ajaks ära, kui uuesti saada. Aga meie elame ju selles sekundites. Meil on 5-6 sekundit, me saame jälle uue lööklain. Selles on vahe. Nii on jah, ja see käib ikkagi 24/7 vahest, et nende löökide vahel ei ole ju pausi, et need pausid on sellised, mida ei saa enam pausiks isegi nimetada, vaid et see on selline impulside rong. Ja see sumbumine ka ei toimi, isegi kui nad tõesti käivad väga aeglaselt ringi, siis ikkagi mingid lained liiguvad ja siin on isegi tunda olnud niimoodi, et istud elutoas lihtsalt diivanil ja vaatad seda börsihinda sealt. Lähed Eleringi või selle lehele ja vaatad börsihinda, kui tuulik käima hakkas, siis 5 minuti pärast on sul kõik kohal. See on tõesti. Mida kauem te selle sees olete, seda tundlikumaks te muutute nende helide suht. Ja ütleme, see tundlikkus, see ei seisne ju ainult selles, et see infraheli osas, vaid see helide suhtes tundlikuks muutumise tähendab ka see, et mingisugune külmutuskapp või mingisugune muu müra, mis varem pole üldse nagu pole tähelegi pannud, see muutub kuidagi hästi kuuldavaks või selliseks. Kas see vastab tõele teie puhul? Ja see on nii kummaline, et Edward sellest kunagi rääkis, aga nagu ma lähen, mul on eluaeg olnud väga hea kuulmine, ütleme siis kõrgsageduste osas. Et selles mõttes ma ei kannata näiteks kineskoop-telekat, sest ma kuulen, mul on mõõdetud ära minu kuulmislävi kunagi arsti juures ja minu kuulmislävi on inimese normaalsest kuulmisest kõrgem, ehk ma ei kannata neid ülikõrgeid helisid, käivad mul ajudele. Aga ma olen nagu täna selles situatsioonis, et ma sõidan tööle ja ma ei pane autos isegi raadiot käima, sest ma tahan lihtsalt vaikust saada, et nagu või vahest on see, et kui on need põhjatuuled, ehk siis tuulepargi poolt on meile tuuled, lapsed jooksevad, mängivad, naeravad niimoodi ja ma olen nagu närvi selle peale. Ma tahaks lastele öelda, et kurat, olge vait nagu, et ma ei ütle oma lastele nagu niimoodi. Et aga see sama laste nagu tilkamine ja see nagu häirib mind sellepärast, et ma tahaks nagu... Varem ei olnud seda? Ei olnud. Ma töötasin vanasti laste varjupaigus. Mul oli seal 20 last, nagu lasteaias siuksed. Ma olen eluaeg lastega töötanud, ma olin koolis õpetaja ja nagu, lihtsalt nagu, aga siis, kui tuul ei ole tuulepargi poolt, see on jumala kõik on okei selles mõttes, et nagu lapsed jooksevad, kilkavad, möllad kaasa nendega, aga see on siuke tunne, et kuradi pea tahab lõhki minna, et see tahaks oma lastele öelda, et ma ei taha seda sõna öelda, seda tõhtäeg sünaga, karjuta umbes nagu, et sest sa oled nii tundlik nendele helidele, et tahaks lihtsalt nagu, ma ei tea, vaakumisse minna, tahaks nagu, mitte ühte heli ei oleks, et vanasti ma sõitsin autoga ringi, ma alati kuulasin kõvasti muusikat autos, mingit oma lemmiklugusid, ma tulen praegu, sõidan, käin bändiga esinemas, sõidan õhtul koju, kui on need rasked päevad olnud, ma ei pane autos raadiot ka mängima, vaikus, lihtsalt vaikus, ma tahan nagu
ma praegu rääkides juba ärritun selle peale, siis mul tuleb see tunne nagu meelde, et see on siuke, noh, ma ei tea, vaata, see on see tunne, Eduard vist ilmselt teab seda tunnet, et see on see tunne, mina ei tarbi nagu alkoholi selles mõttes, et aga et kui sa jood, noorel ikka olen tarbinud, ennast nii täis, hommik kuuma pohmakas ja siis on see tunne, et kass ka kurat trambib oma käppadega. See on täpselt see tunne. See ongi see tuumapohmakas, selles mõttes see tuuleenergia pohmell oli nii hea pealkiri teil, et ärritab, kohutavalt ärritab. Toomas, võtaksid selle pohmelli koha pealt kohe üle sult, et noh, meil on ka seal nagu, et aga ma käisin ja kuulasin, mitte midagi ei ole, aga see ongi see, et noh, et kas sa saad selle ühe pitsi nüüd võtad, on ju nii, lähed sealt ära ja homme oled sa terve, aga meie oleme sunnitud paraku, kui me tahame kodus olla, siis me oleme sunnitud seal olema 24/7, me peame mitu pudelit päevas ära jooma. Ja võt meil see taastumine läheb iga päevaga järjest raskemaks. Noh, piltlikult, see on piltlikult nagu. Ja see ongi, et hapnikku lihtsalt ei ole, noh. Et see, ma võin ma ei oska seda teaduslikult selgitada, aga ma saan väga hästi saan aru, miks me ei maga välja, miks meie organism ei taasta. Ma saan väga hästi aru, sest meil ei ole vere mikrotsirkulatsiooni enam ei ole. Meil on kõik kokku pressitud, kopsud on kokku raputatud, meie südame perifeersed lihased on kokkule pressitud, lähevadki need südamelihased, vatsakesed paksuks. Noh, mis iganes meil. Ja siis on veel, mis on üks huvitav see tähelepanek, et kui keegi veel ei tea, siis seal, kui me nüüd viimane kord kõik siis kokku saime jälle, siis tekkis selline asi, et meil on kõigil selline nagu nohu. Ja sealt ülevalt kuskilt tuleb vahtu klopitud selline klimp tuleb kogu aeg siia kurgulakke. Mina võtan seda, et see on nagu see meie aju vedelik, mis siis vahustatakse ära, see jõuab sul kogu aeg siia kurgu põhja. See on ka üks selline täiesti sümptomiks, ma võin seda pidada. Ja tuli välja, et kui sa seda räägid, me vist rääkisime sinuga sellest. Et minul abikaasal 3 lapsel, kes meil siin kodus elavad ja ongi see, et ei ole nagu otseselt nagu, lapsed ei ole haiged, ma ei ole haige, praegu ülevalt sisse alt välja, õhk käib läbi, aga lähed õhtul magama ja hommikul ärkad ülesse ja sul on kõik on mingid lima täis vajunud ja see ajab sind köhima ja kogu aeg on mingi, ma ei tea, meil on juba praegu mingi üle kuu aja, kõigil on mingi nohu, aga ta ei ole nagu selles mõttes see nohu, vaid see ongi see, et mingi lima, mis vajub sul kogu aeg kuskile siia. Ma tean seda. Kuna meie aju on ju selles vedeliku sees, siis kogu aeg liigub selle sama merehaigusega ja sealt tekibki see loksub üle ääre ja siis tuleb ta meie kurgu põhja. See on lõpuks niimoodi, et sa võtad nagu lapse sülle ja lapsel on see siukene rõve verelõhn juures või see rääsunud verelõhn, sest see, sa ei suuda seda ninastelt välja pumbata. Põhimõtteliselt praegu kõigil 3 lapsel on seda olnud loendamatuid kordi ja täpselt seda sama kirjeldas mulle ka see suigupere, kes nüüd ära kavatseb kolida. Et ka nende lapsel oli siis samamoodi ninaverejooks? Ninaverejooks ja teine asi on need arusaamatud kõhuvalud ja oksendamised, et laps ärkab hommikul üles, on jumala terve, kõik on rõõmus, lõbus ja mingi hetk hakkab kurtma pool kõht valutab, siis hakkab oksendama ja siis läheb mõni tund mööda või läheb magama näiteks ja ärkab hommikul üles, on kõik korras jälle ja mul on 2 suuremat last, ma ütlesin, mul on 5 last, eks ole, 3 elavad minuga, 2 elavad eemal ja mul olid koolivaheajaks tulid 2 suuremat last koju, üks on 15 ja teine on siis nüüd 13 ja laps tuli koju rõõmus terve ja niimoodi ja hommikul ärkad üles ja laps on näost nagu zombi ja ta ütleb, et mul on paha olla ja hakkas oksendama. Ma võtsin poisi tööle kaasa ja ma vaatan, et mu laps käitub teistmoodi. Ma küsin, et kuule, kas sul on kõik okei? Ta ütleb, et mul on paha olla. Ma ütlesin, kuule, ma toon su siis koju ära ja tõin koju ära ja hakkas oksendama ja oligi kõik nagu, et aga see ei ole nagu
see ei ole kõhuviirus, sest teised olid terved selles mõttes. Tema tuli nüüd kõrvalt keskkonnast kooli vaheajaks meile. Et meil ei olnud kõhuviirust, et me nüüd kõik oksendame kodus või... aga see nina-verejooks on teine asi ja see on täiesti niimoodi, et laps võib sul une pealt hakkab, magades hakkab. Laps ärkab mul siin aprilli alguses oli, kui see põhjatuuled olid, mul siis nüüd see 5-aastane laps, ei 5-6, sinna kanti. Ta ärkab hommikul ülesse ja ta tuleb mulle ja neil on oma tuba, eks ole, magavad oma toas, meie magame enda toas abikaasaga ja laps tuleb ja ta toob mulle mingi nutsaka paberit, mis on verine ja ta ütleb, et mul hakkas öösel nina verd jooksma. Eduard, kas nad on ise juba harjunud, nad isegi ehmata enam selle peale, nad on harjunud juba sellega. Eduard, kas sinul on ka olnud nina-vere jooksu? No ikka võib, kuna ma olen ka ju väga palju lennanud ja ma olen sukeldumas käinud, päris süvasukeldumist teinud, siis täpselt see ongi, et kui sa peale seda peale tunnist seda sukeldumist ikkagi oled seal selle kombinsiooni sees ja üle rõhu käes, siis täpselt sama ongi, et see hapnik ei jõua lihtsalt igale poole, siis isegi peale sukeldumist ju ei või 2 päeva lennukiga lennata, nii et kuna sa oledki selles ju lämmastiku ja hapniku segus oled lihtsalt saad. Et see on jah, et see õhurõhu muutus kindlasti paneb, aga see tähendab seda, et selles kodus ongi see sama õhurõhu muutus, seal ei saa mitte midagi muud olla. Mul on samamoodi. Ma rääkisin vist eelmine kord ka, et silmades kapillaarid, silmad, kõrvad, nina, kõik nad on omavahel seotud ja seal samamoodi tekivad ikka aeg-ajalt ninast ka. Aga ninast ei ole nüüd ammu ei ole nüüd olnud, aga ei tohi öelda nüüd, et ei ole olnud, siis homme võib-olla on. Aga ikka on, jah. See on kõik õhurõhu muutuses sellest, kas nüüd lähed lennukiga üles, tuled alla, lähed vee alla, mis iganes, kõik see mõjutab nii palju. Aga Toomas, sa oled vist ka lastega vist arsti juures selle nina-verejooksu puhul nagu seal käinud või pöördunud. Kas sealt on ka midagi öeldud? Ei, jaa, selles mõttes ma käisin lastega, me oleme taustast rääkides, me oleme selline pere, kes nagu ei jookse iga asjaga arsti juurde, me ei kasuta ravimeid, kui neid vaja ei ole, pigem nagu loodusravi, eks ole, ja nii edasi ja minu enda perearst on mulle alati öelnud, et ma näen või kuulen sinust siis, kui sa kuskil jälle midagi kritiseerid kuskil Facebookis või ajalehes. Aga me käisime lastega nüüd perearsti juures siin mingi mõned kuud tagasi, võib-olla on pool aastat, ei vähem kui pool aastat, ikka mõned kuud tagasi. Ja siis lihtsalt perearst ütles, et kuule, perearst ei ole minu väiksemat last peale sündi nagu üldse näinud ja keskmist last, kes on nüüd juba siis 4-aastane, ei ole ta ka peale sündi näinud, sest lapsed on terved. Ei ole vajadust minna arsti juurde, mis ma sinna linna sõidan ilma asjata. Ja lastele tehti lihtsalt täis see tervisekontroll, nii nagu ikka on see. Ja siis ma rääkisin sellest nina-verejooksu probleemist ka ja ta ütles, et ma ei tea, et nagu, ma ei tea, mingi asjandusega vaadati sinna ninna, see valgustati, et kõik on nagu okei, et mingit nagu füüsilist probleemi nagu ei ole, et need kapillaarid või mis need asjad, et kõik on terved, et ma ei tea, äkki ta nokkis nina nagu või midagi sellist, et selles mõttes, et nagu meditsiinilises mõttes on lapsed terved. Ehk, et arst ei näe, et midagi viga oleks, aga ometi lapsel jookseb ja mitte ühel, vaid on 3 lapsel, eks ole, on verejooksud ninast. 3 lapsel, ja. Mina ju samamoodi, ma ei võtnud ju samamoodi, mingil ajal ma tarbisin loomulikult mingid medikamente ja need vist oli üsna palju ka tol korral, et vist iga päev tuli 15 tableti võtta, aga viimased 6-7 aastat ju kõik ju normaliseerus, kõik stressid, kõik asjad olid ju kadunud, ma ei tarvitanud ühtegi medikamenti enam või arsti. Nii et jah, aga nüüd ma olen jälle sunnitud siis tagasi minema sinna keemia. Mina olen õppinud homeopaat. Ütleme, meie eelmistes vestlustes Kerviga ja seal tuumaenergia pohmell ja tuulepohmell. Ma ei ole julgenud seda nagu välja ütelda selles mõttes, et homeopaatia on jälle kohe selline, et sa oled uhuu ja
lamemaalane ja ma olen 2 aastat õppinud homöopaatiat, ma olen paberitega homöopaat selles mõttes ja meie pere on, ma ei kujuta, et 10 aastat vähemalt olnud ainult homöopaatia peal ja ütleme siis loodusravi peal. Aga täna ma olen selles situatsioonis, et kui on need peavalud ja asjad, siis mul on autos ja kodus ja paramaks rapid istub, sest ma ei saa muidu rooli istuda selles mõttes, et homöopaatia toimib hoopis teistmoodi, et meie peres ei ole siiani ravimeid olnud. Nüüd juba pool aastat on. Tugevad valuvaigistid. Aga Toomas räägi, sul on nagu kodus koerad, et kuidas nüüd üks kord, kui ühel korral, kui me rääkisime, siis ta oli olla sulle urisend ja isegi ammustanud. Kas on loomadel ka nüüd näha mingisuguseid teistsuguseid käitumisi või mingid anomaaliad, mida varem ei ole tähele pannud? Ja, selles mõttes, et nagu seda on jälle ikka, praegu nüüd kevadel enam ei ole tulnud, sest nagu ma ütlesin, et praegu neid tuulepargi poolt tuulesid ei ole väga olnud või siis on need asjandused seal seisavad. Aga ja selles mõttes, et see, et nad hakkavad öösel lihtsalt nagu aukuma, mul on 3 koera, need on siis Siberi laika ja Belgia lambakoera segud, need on siuksed 2-meetrised koerad. Aga nad hakkavad lihtsalt öösel täiesti tühja koha pealt aukuma. Nagu keegi oleks õues või on mingi hetkel närvilised. Muidu meil on kassid, koerad, elavad siin kõik koos. Mingil hetkel koer lihtsalt nagu ründab kassi, sest ma ei tea, kaskib talle närvidele. Kui ma võrdlen nagu seda koera iseendaga, siis mulle kohe meenutab nagu seda sama, kui ma ütlen sulle, et lapsed kilkavad ja mängivad ja mul on nagu see, et jääge vait nagu, et ma tahan rahu ja vaikus. Koertel on nagu samasugune, nad on kuidagi nagu teatud aegadel, nad on nagu stressis ja see stress langeb kokku sellega, kui tuul on tuulepargi poolt. Jaa, see on karm värk. Ma mõtleme, et kuidas need asjad on nii kaugele läinud, et siit on ka nagu inimestele võib-olla siin niisugune ka jälle üleskutse, et kindlasti oma kodukohas tuleb olla nende asjade juures ja tuleb olla vastu ja kui hakkavad mingid protsessid käima, siis tuleb kindlasti valda kirjutada ja küsida, et te oleksite kaasatud, mis on nagu väga oluline, et te teaksite, kui hakkavad mingisugused, ma ei tea, mingid kooskõlastusringid või mingisugused muud sellised siis sellest planeerimisseadusest tulenevad tegevused toimuma, et te teaksite need asju, millal kohale minna, et ei ole nii, et on saal tühi ja siis pannakse linnuke kirja ja asi on tehtud. Vaid et tuleb aktiivselt ühineda ja tuleb need asju ikkagi ära hoida ennem kui see niimoodi hulluks läheb, et enam tõesti elada ei saa, sest seda tagasi keerata on ilmselt üsna raske, aga ma tahan siin 2 asja öelda, et paned sa tähele, et need, vähemalt siin meie piirkonnas, need koosolekud on tehtud alati tööpäevadel, tööajal, ehk siis inimesed ei saa tulla. Nagu ametnik tahab õhtuks koju minna, Jah, mina tahan ka kella 5 kodus olla, on ju. No just, arusaadav. Aga teine asi, mis on see, et ma olen maininud, ma suhtlen praegu Põhja-Pärnumaa vallast ja siis nüüd Tori vallast 19 perega, kes on rääkinud mulle, mina lihtsalt panin üleskutse, et kas kellelgi on peale Sopi-Tootsi tuulepargi avamist tekkinud mingeid probleeme. Ma ei vihjanud mingitele, täpselt siuke sõnastus oligi. Mul on praegu 19 peret, kellega ma suhtlen ja nad ei ole nõus avalikult rääkima. Ma olen tahtnud nendega intervjuud teha, ma olen tahtnud nendega, ühesõnaga, mul on osadelt peredelt olemas luba, kes on mulle kirjutanud oma nendest probleemidest, et ma võin ilma nende nime ja asukohta mainimata neid lausekatkeid sealt kasutada. Ma tahtsin seda teha laseri saates, ma saatsin kõik need, aga see kõik jäeti kahjuks välja, aga inimesed ei julge rääkida. Et minu nagu sõnum on see, et mina ka ei julgenud alguses, sest ma ei tea, vallavanema laps käib minu lapsega samas lasteaiarühmas ja et
tuleb rääkida, sest muidu öeldakse, et aga Tootsist on ju ainult 2 inimest, kes on pöördunud. Vaata, sellega ongi see, mis ma olen täheldanud, et nii kui sa sõna võtad, et äkki sulle ka nagu võib see asi liiga teha, nii oled sa kohe Kremli jutupunktide mainija, levitaja ja üleüldse, noh, nagu sa ütlesid, et lamemaallane või mis iganes, et sildistamine on kohutav, aga sellest tuleb üle olla, sellepärast, et muidu ei muutu midagi. Muidu lihtsalt ei muutu midagi. Muidu ei muutu midagi. Et võib-olla siin Toomas pärast saadet võib-olla või vaatame, mis ajal me räägime, aga et paar mõtet võib-olla on, et kuidas äkki saaks need asjad ka nende jaoks nagu mugavalt teha. Aga et seda sõnumit välja saades, tegemist on sellise omamoodi sõjaga, mis meil siin ümberringi toimub. Nii nagu on sellel Alex Jonesil on see Infowars, siis siin ongi tegelikult infosõda. Et kes siin nii-öelda kõvemini kisa jõuab teha, see jääb justkui peale. Jääb selline mulje, et siin tulebki siis mõnes mõttes nagu juba nahaalseks muutuda, et see ei ole küll võib-olla viisakas ja ilus teha, aga mingil moel tuleb seda mõnda asja võib-olla võimendada mõne koha pealt, mõnda asja võib-olla ei ole vaja öelda, aga et seda saaks seda olukorda nagu meie kasuks nagu pöörata, ütleme inimeste kasuks pöörata, sest et mis meil siin vastas on... Asja tuleks teha faktiliselt, argumenteerides minu arvates, apoliitiliselt. Igal juhul. See on kõik õige, aga siin ongi see koht, et nemad käituvad... Aga inimesed ei julge. Praegu ei julge. See arendajate seltskond, eks ole, kellel on isiklik rahaline huvi mängus, Neid ei huvita absoluutselt siin, kuidas Toomase pere elab või kuidas Eduard elab või kuidas minu pere peaks elama, eks ole, et kui juba nüüd on terve aasta, eks ole, on ehitus seisnud ja mitte midagi teha ei saa, sest sa ei tea, mis seal toimuma hakkab ja mismoodi see asi nagu seal edasi kulgeb, et võib-olla oleks tahtnud ühe lapse veel juurde saada, et maal elada ja teha, mitte midagi ei saa, et selles mõttes sa oledki nagu sellises olukorras, kus sa oled nagu ootel ja siis oledki sellises nii-öelda kaitserežiimis ja siis tegutsed nii hästi, kui sa oskad. Aga vot sükene lugu härras, me oleme nüüd 1,5 tundi oleme olnud eetris ja see on sükene paras aeg, kus inimestel on pärast järel vaadata seda. Aga mulle hirmsasti meeldib see formaat, mis me siin teinud oleme, et äkki me kordaksime sükest asja. Mis te arvate, kui võib-olla äkki nädala pärast jälle näiteks? Kas see oleks teile sobiv, härrased? Täiesti nõus. Minus on ikka see sotsiaalpedagoog, et mina olen nõus rääkima selleks, et äkki saab kuidagi teisi inimesi aidata. Jah, et võib-olla doktor Kukela ka veel kaasa võtta ja siis on siin täitsa hea kanda neid selgitusi, sest eks see aeg läheb edasi, siin tuleb uusi sündmusi ja uusi asju, millest rääkida. Täna jäi meil see helistamise asi kahjuks ära sellele infoliinile, et seda teeme siis, vaatame, millal me teeme, aga praegu kõik minu poolt igatahes aitäh teile. Äkki Eduard tahab lõpetuseks veel midagi? Just see ka, ikka. Lõpetus sõna. Et inimesed võiks natukene julgemad olla ja ei kardaks seda tühistamist või sildistamist, et see tegelikult on üks oluline asi, siis teine asi, millest siin ennem juttu oli, et tegelikult kollektiivset sellist hagi või vaiet ei saa. Meil oleme ära raiutud sellest asjast, et me peame kõik üksinda saatma need asjad. Ja seal on veel need isikuandmete kaitseseadused ja kõik need asjad. Et jah, see paraku seda kollektiivset ei saa teha. Et see on kõik ükshaaval tuleb ikkagi teha. Ja mis seal ikka, ega seal ei olegi, et kui meid oli seal 8 tükki kohale, kes 8 pluss siis 2 või 3, jah, kelle ma siis ette lugesin, kellel olid, kes jäi haigeks, kes oli siis mõjuvõtted, see on juba 11 inimest. Aga kui me nüüd arvestame, et tavaliselt koosolekutele tuleb seal võib-olla iga 3., iga 5, siis see hulk on tegelikult meil ka ikka väga suur tegelikult, kellel on juba probleemid. Paljud ei taha seda nagu tunnistada, sest kes tahab oma maa peale seda tuulikukest saada ja ikka see, maal elamine ei olegi niisama lihtne ja seal on vaja ju elus püsida ja
ja see ei ole ka odav lõbu seal maal elada, nii et jah. Jah. Et seal on jah, need hästi palju neid faktoreid, mis Aga nagu noh, inimesi mõjutab. mis kasu sellest rahast on, kui sa oma kodus elada ei saa? Aga jah. No seda minagi, et 10 aastaid tööd selleks, et omale siis pensionipõlveks väike kodu teha, et oleks kinnisvara hakanud arendama, oleks lihtsam olnud, aga ehitasid rumala peaga kodu siis omale. No, see ei olnud, jah, nüüd rumala peaga ei olnud, seda ei olnud lihtsalt võimalik ette näha, et niimoodi see asi hakkab niimoodi hullusti minema. Aga võiks siis vähemalt riik nagu ametlikult nagu öelda, et kuule, või riigiametnik või kes iganes, et noh, et ära sinna tee, et sinna on planeeritud need ja need asjad. Noh, täna lihtsalt seda maad tühjaks teha uuesti, noh, ma ei tea, see ei ole just nagu väga inimlikult käitumine. Või humaanselt, ma ei teagi, kuidas seda õieti öelda siis. Nii ongi, jah. Nii on, aga igatahes veel kord aitäh teile, Eduard, aitäh, Toomas. Ja siitkohalt võtame otsad tänaseks kinni ja kokku ja kohtume siis äkki järgmisel nädalal. Ja aitäh teile ka, Reijo ja Gert, kes meid siis jälle kutsusid, et ikka. Ilusat õhtu jätku. Kohtume hea meelega ja räägime. Olgu nii, kõike head. Aitäh teile. Kõike head. No võt, nii siis seekordne saade sai. Mis ta nüüd, mis muidugi imelik on see interneti katkestus vahepeal, sest et chat või noh, see videokõne töötas edasi, aga vaat see programm lülitati meil internetist välja ja kuskil 10 minutit, ma kujutan ette, on nüüd vahelt kadunud. Ma proovin selle nüüd homseks niimoodi teha, et ma laen need mõlemad alla, ma tikin nad kokku ja laen nad eraldi videona ülesse. Et siis saab ühe nii-öelda terviklaivi nii palju, kui seda siis nüüd internetis saadaval on, et väga kahju. Ma küll käin kindlasti oma süsteemid üle, aga see on välissekkumine, arvad ju? Ma kardan, tundub sedamoodi jah, sellepärast, et kui oleks internet ära läinud, siis oleks ka meil need üle interneti kõned kadunud, nii et see on hetkel kahtlane, sest et tavaliselt sellist asja sul siin ei ole olnud? Ei ole olnud, mul tuleb kaabliga internet siia sisse siin, noh. Nii et kapo pealtkuulajad ja altkuulajad, et vast ei tea, jah. Et nii ta on ja eks me peame hakkama saama siin kuidagi. Aga suur tänu, kes vaatasid, kuulasid, kaasa elasid, kommentaariumisse kirjutasid, pange like, pange subscribe või telikanal, kuidas kellelgi on brauser seadistatud ja pange see kelluka ka, siis on kohe annab teada, kui miskit uut üleval on või uus live või video. Suur tänu teile kõigile ja nagu siis on, näeme järgmine nädal, kui mitte varem. Võib-olla teen veel mõne soovisaate, väiksed uuendused on plaanis ka stuudio layoutis, nii et või väljanägemises, kuidas iganes, nii et hoidke silm peal ja soovin teile ilusat neljapäevast õhtu jätku ja